Härra Aivo Adamson, kuidas sa kommenteeriksite tänast panga sulgemist? No eks ta vähän ikka ootamatu oli, et me olime valmis mingiks teistsuguseks karistuseks, aga karistuseks me olime valmis, ega selliseks äärmuslikuks ei olnud. Mis süüdistused täpselt siis esitatud on? Aga need te saate lugeda selle kodulehekülje pealt, Finantsinspektsiooni kodulehekülje pealt, see on terve rida ees ja ma tean, et Finantsinspektsioon tegi ka pressikonverentsi selles osas. Teile anti aega vigade parandamiseks, kas anti ja kui palju? Sõltub nüüd, mida te silmas peate, et vigade parandus, kui vaadata seda, et mina liitusin pangaga 1. juulil 2017, uus panga juhatus alustas 2017 1. novembrist, 4 uut juhatuse liiget läbisid fit and properi protsessiga Finantsinspektsioonis. Ja mis te arvate, et kas ma oleks nagu uut meeskonda värvanud sellisel juhul, kui ma oleks teadnud, et see lõpeb sellise äärmusliku meetodiga? Ilmselt mitte vist, eks ole. Mis saab edasi konkreetsete klientidega? Klientidele ei maksa täna muretseda. Ma arvan, et jah, tõesti mingi mõju on nendele klientidele, kellega me oleme omale läbi partnerite väljastanud krediitkaarte. Neid on olnud seal pealt 11 000. Seal on mõju hoiustajatel on ilmselt paaripäevased või nädalane küsimus, et kui millal me hoiused välja maksame, pank on ülimalt likviidne ja me suudame oma kohustused oma klientide eest täita. Kas absoluutselt kõikidele klientidele, et siin tagatisfond on 100 000, et kas ka nendele klientidele, kelle summad on suuremad kui see? Kõikidele klientidele suudame täna täita oma kohustused ja meil võib-olla isegi vaata, et seda tagatisfondi raha ei lähegi vaja. Mida see tänane otsus või siis tänased sündmused Eesti pangandusele tähendavad? No on üks väike pank vähem Eestis, sest meil olid Eestiga ka suured plaanid ja tegelikult ka läksid asjad nagu ülespoole. Siin mitmed koostöölepingud ja partneritega koostöölepingud läksid vett vedama. Mul ausalt on enda selline tunne, et metafoori kasutades, et hüppasin paati, mis oli vett täis. Ja keegi lõikas vooliku läbi ka veel ja mõni auk tuli ka juurde. Mida te edasi olete mõelnud tänase päeva jooksul või siis nendest, et mis te edasi teete? No meil on nii palju operatiivseid küsimusi täna kõigepealt ära vaja lahendada, et tegeleme nendega ja siis elame päev korraga.